Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Sellise uhke vaatemänguga algas saate sügisuheg Kanal 12 ekraanil. Olime kutsutud Paidesse Kumaraadio sünnipäevale, mida tavakohaselt tähistati sportlikult. Väga põnevaks kujunes kaardisõitjate näidisvõistlus, kus mängus olid Kumaraadio karikad. Meie tippsõitjate oskuste näitamine oli Paide rahvale piltlikult öeldes kandikul ette toodud. Otse publiku silme all sättisid oma sõidukeid 2 võistlusklassi, kõige kiiremad TD2 klassi ja kõige nooremad raketklassi sõitjad. Otse loomulikult tekitas suurimat elevust staaride klass. Eesti tugevamate meeskondade poolt ettevalmistatud karte said proovida 12 vihast meest. Enamik neist mootorispordi taustaga, lisaks 2 erandit, muusikamees Elmar Liitmaa ja reporteri saatejuht Tanel Talve. Juttu ajasime meestega siis, kui esimene proov Paide linnaringiga tehtud. Ma ei häbene välja öelda, et enamasti ma tulen ikka võitma. Aga kuna siin niivõrd vahva ja auväärne seltskond on koos, siis mingid illusioone ma ei hakanud endale tegema. Et mõtlesin, et ma sõidan oma sõitu korralikult, aga ajasõit tuli niivõrd liiga ettevaatlik ja tundsin ennast hästi ebakindlalt, et mõtlesin võistlussõidus, et ei ole siin midagi põdeda. Et panin nii palju, kui tuli. Sõit oli äge selles mõttes, et alles nüüd ma hakkan aru saama, mida see kaardisõit tegelikult tähendab. Et see, mis me Raplas tegime, oli selline päris elu esimene kogemus, aga siin linnatänavatel on ikka hoopis teine tera, et need äärekivid ja asjad, et see tõmbab adrenaliini veel rohkem verre. Ütlen sulle praegu, et Paide linnaring, kas lööb pildi ette? On nagu tuttav küll, jah. Kuidagi see sõnapaar. Mitu paremat kurvi on? Kogu aeg on vaja paremale keerata. Ja seda ma tõesti nüüd ei oska peast öelda. 1, 2, see on 3, ma ei tea, see tsikaani loed ka hulka, siis vist tuleb mingi 4 või? Hirmus raske ilma kaardilugejate sõita. On jah, ja ma küsisin terve tee, et kuhu poole, vaikus, keegi ei räägi midagi. Ja sõber Elmar muidugi sõitiski ühe teise mehe järgi, usaldas teda ja see mees pani otse, kui oli vaja paremale keerata, nii et Elmar usaldas miskipärast ees sõitjast. Sõida siis kiirete poiste järgi? No ma võtan jah, kellegi sappa ja vaatan, mis teha annab. Staaride klassi tosin oli ülimalt esinduslik. Kaardirooli istusid ka tänased vormelitähed Kevin Korjus ja Sten Pentus. Tegevspordist juba taandunud Rain Pilve ja Indrek Sepp, Marek Kiisa ja Madis Kasemets. Kui kvalifikatsioonisõit peetud, sai selgeks, et kodulinna tänavatel tundis ennast kõige kindlamalt Margus Leotoots, Kevin Korjuse ja Toomas Kallasmaa ees. Ka Margus, kiirem aeg ajasõidus? Eks ta siis pidi tulema. Et õnneks ma ei pannud vihmakummi alla, kõik teised panid vihmakummid. Ja eks siis tegemist oli, aga õnneks tuli noorus meelde, mis teha tuli. Et sai hakkama, huvitav oli. Sealt see saladus oli, et sina sõid siis slikrehviga? Ja. Ma ei jõudnud, ma olin vana mees, ma ei jõua neid alla kruvida nii kiiresti kui nooremad mehed. Suutsid sõidu lõpus on ikka kiirust tõsta kohe? No eks see, kõik tuli meelde, mis on ununud. 11 aastat pole selle pilli seljas istunud, et vaikselt tuletasin meelde ja vaatasin, kuda ja mida. Ei, äge oli. Toomas, sina olid ju vormelisõidus ikka hoiad kätt sooja? Ma olen ikka nagu siuke magav kass praegult rohkem, et vahest arva käin väljas, et ei päris tegevsportlane ma praegult nagu kindlasti ei ole, et ma ikka enne kõike tegeleme nüüd poisi ja poisispordiga, et mul juhtub vahest arva, kus ma võib-olla äkki jälle lähen välja mingit sõitu tegema. Mõlema mehe päeva põhitööks oli aga poegadele kaartide ettevalmistamine. Hetkel kõige kiirema TD2 klassi ajasõidus tulid 800 meetri pikkust linnaringi lihvima 8 sõitjat. Neist ainsana oli rajaga varem tutvust teinud Maarjo Vendla, kes selle eelise ka ära kasutas. Ma arvan, et see tuli mulle päris suureks kasuks praegu, et ma sain aru, kus saab mulle kiiremini läbi sõita ja või teised. Et see mu eelis praegu oli, ütleme nii. Mis sa arvad, kus siit veel vaha annab ammustada? Kindlasti kuskilt saaks veel sõita ja proovida, et ma isegi ei oska täpselt öelda, aga saab kindlasti. Kui noored poisid siin lähevad rajale, mis sa neile soovitaksid? No, et kainut mõistust ja et ikka peaga sõidaks, mitte siin vähe liiga uljaks ei läheks. Tuleb ikka silmas pidada, et tegu demonstratsioonsõiduga? Ja loomulikult, me ei sõida siin mingi mõisa peale ega punktide peale, et see on lihtsalt siin inimestele näitamine.
Kaardispordi propageerimiseks hea üritus. jah, täpselt nii. Selliseid üritusi oleks isegi rohkem vaja, ma arvan. Kõik ülejäänud TD2 klassi sõitjad mahtusid aga 0,7 sekundi sisse. Tõelise üllatuse valmistas Urmo Koppmann, kes sai kirja teise aja. 2 ringi läheb tutvumiseks ja siis juba tuleb hoida gaasi peal, et poole kiirusega selle kaardiga ikka sõita ei saa, et siis ta väriseb ja tudiseb. Tuleb ikkagi gaasi peal hoida, siis hoiab meeled selged. Ega seal keegi vist ei taha, et kart hakkaks juhitavust kaotama sellisel rajal? Kindlasti mitte. Et paar korda oli sellist olukorda, aga siis jälle teine kord teadsid, et tuleb mõttekogu maha võtma. 10-ringilise võidusõidu esimene kurv pakkus üllatuse, piisas Maarju Vendlal vaid natukene välja kalduda, kui Eke Nurm ette pääses. Kitsal rajal oli möödasõidu kohti vähe, kuid paari ringi järel Maarju Vendla selle siiski leidis ja seejärel rivaalide eest päris pikalt ära sõitis. Kogenud Eke Nurm hoidis oluliselt kiiremad Kennet Hidlebrandi ja Maarja Haugase, aga kindlalt kuni finišeni oma selja taga. Lõpuks oli Maarja Vendla edu juba üle 10 sekundi, aga järgmised 5 mahtusid vaid 0,7 sekundi sisse. 2 suurema klassi vahepeal said oma sõiduoskust näidata kõige nooremad 10–12-aastased poisid, kes Eesti meistrivõistlustel konkureerivad raketklassis. Et Linnatänava rada erineb väga palju ringrajast, seda sai kohe esimesel ringil tunda selle klassi üks kiiremaid poisse Martin Udre, kelle kart sai tänava äärekivilt päris korraliku obaduse. Kõige kindlamalt tundis ennast aga Kaspar Korjus, kes parimal ringil edestas Oliver Nurmikut 0,3 sekundiga. 3. oli Paul August Lääne. Eesti meistrivõistluste liider Georg Kõss lõpetas 6. kohaga. Autasutamisel said meele kõik, kes rajal ennast näitasid. Kõige suurema huviga oodati staaride sõitu ja kaardispordile oli see loomulikult suurepäraseks promoürituseks. Kui palju on sellest ajast möödas, kui sa viimati kaardiroolis istusid? Ma arvan, et üks 15 aastat. Siis ma palju ei eksin, ma arvasin ka, et see on teise 10 läheb see aeg. Nüüd sa ka oled kaardiliidu juhatuses, selline üritus nagu siin Paide linnaringil. No väga tore, et käes on ju kooliaeg ja koolilastele ja populariseerimiseks see võistlus ju mõeldud on. Ja tore, kui on kogutud vippe ja on leitud keset Paide linna siin ridaelamute vahel väike rada teha, et seda ilma rahvale näidata. Võidusõit on võidusõit, kas vahepeal ohtlikuks ei lähe? No oli muidugi siin Slikiga niiskel rajaosal, kus tuul peale ei käi, on muidugi ohtlik. Ja äärekivid on oma vastutus, et sa tead, et see on linnarada, aga nii ta käib. Võidusõit on võidusõit. Võidusõit on võidusõit. Vormeles Kevin Korjusse 10-ringilist kihutamist alustada teiselt kohalt ja võttis eelseisvat väga rahulikult. Kevin, palju vahetud oli, kui sa kaardirooli istusid? No ikka oma 1,5 aastat, ma arvan. Tuli tuttav ette? No vaikselt ega ta nagu kohe ei tulnud, aga tasapisi saad uuesti asjale pihta. Sa õpid, et Euroopa ringradasid ka niimoodi väga osavalt tundma, et algul oled väga ettevaatlik, siis sõidad alles õige aja veel, et kuidas siin täiesti tundmatul Paide linnaringil tuli toimida? No ju esiteks siin tuleb rahulikult selles suhtes võtta, et ei tohi endale ühtegi vigastust tekitada. Siin on kuigi mõned kohad on päris ohtlikud, kui rajalt välja sõidad. Aga eks ikka üritan endast parim anda. Sa oled kaardispordist ju välja kasvanud, et selline üritus, ütleme sinu nooruspõlve lemmikspordiala propageerimiseks. Kuidas sa hindad seda? Ei, igati lahen ja teistmoodi kui tavaliselt. Lihtsalt ilma oleks nüüd parem olla, siis ma arvan, oleks meelitanud kohale ka rohkem vaatajaid. Võidusõidust saab? Mina ei oska öelda, mina tulin siia lõbu pärast, et mul ei ole erilist vahet. Naudid? Jah. Aitäh! Sten Pentus sai alustada 4. kohalt ja vaatamata sellele, et tegu oli vaid showga, toimus juba esimeses kurvis ka kerge kontakt. Tehnilisi probleeme oli 3 mehel ja kahjuks jäi raja kõrvale ka Kevin Korjuse kart. Margus Leotoots oma parimat kohta ei loovutanudki ja võitis kindlalt. Võitjaga sama ringil lõpetasid veel Sten Pentus, Indrek Sepp ja Rain Pilve. Mis selline üritus sulle andis siin Paides? Adrenaliini, loomulikult. Ei, väga vahva üritus oli. Ta on siuke linnarajad on alati huvitav sõita ja muidugi on parem, kui sul on enda tehnika. Siis sa saad rohkem sellest välja võtta, et kui te kellegi teise kaardiga sõidad, et siis pead ikkagi tahes-tahtmata tagasi hoidma, et ära ei lõhu kusagile. Üks asi oli see ajasõitaga, kui võidusõiduks läks, kas oli hoopis teine tunne? No eks on mõlemad ühtemoodi, et mõlemas proovid kiire olla. Vahe oli lihtsalt selles, et ajasõidus oli siuke
pool rada oli märg ja pool rada oli täiesti kuiv. Et me läksime vihmarehviga peale, et võib-olla see ei olnud kõige kiirem lahendus. Aga jah. Selle püsis paremini rajal? Jaa, kindlasti. Ega sa ülemäärasid riske ei tahtnud siin võtma hakata? Ei, loomulikult mitte, et ma ikkagi mõtlen selle peale, et mul on veel hooaja 2 nädalavahetust jäänud, et kui ma siin mõne luu ära murran, et siis see on nagu väga suur pettumus endale ja kõigile toetajatele, kes minusse usuvad. Et loomulikult ma võtsin rahulikult ja keskendun oma sõitudele. Staaride seltskonnas 6. koht. Ja ma arvan, et pole paha. Pole paha. Kuidas sul senine seos kardiga on olnud? Praktiliselt 99% ulatuses ainult obikardi mingid võistlused. Ma arva, no tegelikult ma polegi omal käel niisama käinud sõitmas. Et võiks natuke treenida, kuigi obikart on niivõrd erinev, et ma ei kujuta ette, kui palju sellest kasu on sellisel puhul. Ütleme, et ei ole kasu. Jah, tuleks ikkagi korralik pill muretseda ja sellega trennis käia. See, mille pärast sa see Paidest tulid, said kätte? 200%. Mis te noortele poistele ütled? Uskuge, mida te tahate, tehke selgeks, mida te tahate ja siis te selle saate. Publiku sooja aplausi teenisid autasustamisel kõik osavõtjad. Kumaraadio ja Kardiliidu koostööga jäid rahule ka pealtvaatajad. Kardispordi Eesti meistrivõistlused lõpetatakse 24. septembril Aravete rajal. Pöidad pihku saab suruda ka järgmisel laupäeval ja pühapäeval, kui Prantsusmaal on võistlustules nii Eesti krossimehed kui vormelipiloodid. Rahvuste kross toimub Saint-Jean-Anzy rajal, kus Eesti koondise stardivad MX1 klassis Tanel Leok, MX2 klassis Priit Rätsep ja Open klassis Gerd Kristinov. Eelmisel aastal saadi kirja vaid 15. koht. Tänavu on selge siht taastada Eesti meeskonna koht 10 parema hulgas. Rahvustega ikka suursoosikud on Ameerika Ühendriigid ja Prantsusmaa. Paul Ricari ringrajal sõidetakse vormel Renault 3,5 maailmasarja selle hooaja eelviimane nädalavahetus, ehk siis kavas on 14. ja 15. etapp. Kevin Korjus alustab seda 5. kohalt, sealjuures ihaldatud 3. koht on vaid 7 punkti kaugusel. Eelmisel etapil tegi mullune 4. Sten Pentus oma selle hooaja parima etteaste, jõudes esikümnesse. Kanal 2 otseülekanne algab mõlemal päeval kell 14.55. Tänases kõik mootorite maailmas kohtume Kanal 12 ekraanil taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.